Tere, imelised hinged! Kui kirg muutub äriks, on tänane teema. Ma olen enda pealt aru saanud, et see, miks ma üldse postitan oma lehel asju, ei tulene absoluutselt sellest, mida teised lugeda tahaksid, mida neile meeldiks või mida nemad ootaksid või mis neid huvitaks, vaid see tuleneb ainult sellest, et mida mina ise tegelikult postitada tahan, mida mina ise tegelikult tunnen, mis läbi minu voolata tahab, läbi minu tulla tahab. Ja tihtilugu ongi see, et kas need on siis need videod või sõnumid, et need lihtsalt tulevad täiesti suvalisel hetkel, et ma pean selle enda seest välja kirjutama või postitama. Ja see võibki tulla kas või kell 2 öösel või hoopiski hommikul kell 8. Sest ma lähtun kirest, ma lähtun sellest tundest, mis läbi minu tuleb. Ja tihti mõnikord ongi see, et mul tuleb tunne kas või 5 erinevat postitust päeva jooksul teha, mis totaalselt omavahel ei olegi seoses. Ja samal ajal paralleelselt sotsiaalmeedias õpetatakse meid siis postitama kindlal kellaajal, et saaks rohkem laike, postitama teatud sisuga asju, mis võiks inimestele meeldida, et saada rohkem jagamisi ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja see ongi nii kummaline, kuidas ühelt poolt see, mida mina postitan, on lihtsalt nii minu teema. Ja ma saan aru, et isegi kui mitte keegi ei loe, isegi kui mitte keegi ei jaga, siis ei ole vahet, sest see on minu sein, justkui minu selline elutuba, on ju, kuhu ma kedagi siis nagu lasen ja kes saab tulla piiluma. Ja see, kui keegi saab innustust või inspiratsiooni või üldse jagab, siis see on ainult boonuseks. Aga mida ma tihti olen näinud inimeste pealt, kes ka tegelikult on alustanud oma kire pealt, on alustanud mingi asja tegemist oma kire pealt, teevad mingi aeg lähtudes oma kirest, oma intuitsioonist, oma tundest. Ja ühtäkki ma tajun seal hoopis teist energiat, see on läinud üle kuidagi äriks ja hakataksegi siis nagu postitama siis, kui on nii-öelda inimesed rohkem online'is ja justkui hakatakse siis neid nagu hästi palju kaasama igasugustesse teemadesse, et hoida enda lehel üleval sellist aktiivsust. Ma saan aru, et see on okei. Oma lehel peakski üleval hoidma aktiivsust ja inimesi rohkem kõnetama ja kaasa haarama. See on okei. Aga nii huvitav, kuidas see piir on nii õhuke, kust kirg muutubki justkui äriks. Et enam ei postitata kirest ja sellest, mis päriselt sisetunde baasil tahab läbi tulla, vaid postitatakse hästi palju ka sellest, et saada nii-öelda laike, klikke ja jagamisi. Ja enda puhul ma olengi aru saanud, et kuna minul voolab nii palju infot läbi, et mul vahepeal on endalgi siuke tunne, et ma tegin juba Facebooki endale ühe salagrupi ka, kus olen mina ainukene liige. Ja kuna ma vahepeal mõistus ütleb, et kuule, et Maris, sa ei saa nii palju asju postitada, et nagu peahoogu nagu need postitused on kõik omavahel nagu seosetud mõnikord ja need ongi erinevatel teemadel. Ja mõistus tahabki öelda, et sa ei saa nii kaootiliselt postitada siis, kui sina tahad ja siis, kui tunne tuleb. Sa pead järgima neid ühiskonna sotsiaalmeedia standardeid ja soovitusi. Aga ma tegelikult isegi ei tea neid. Ja tegelikult ma saan aru, et tegelikult on täiesti ükskõik, kas ma neid tean või ei tea, sest et kõik, mis tuleb läbi sisetunde, on õige. Ja kui mõnikord tulebki 20 postitust päevas, siis see on okei. Ja kui keegi loeb, siis ta loeb ainult seda postitust, mis teda kõnetab. Ja ka see on okei.
ja eesmärk ongi siis nagu saada minul iseennast nii-öelda nagu puhtaks, ehk siis kõik info, mis läbi minu tuleb, et ma ei jäta seda enda sisse, vaid kas ma siis panen selle videosse, panen selle sõnumitesse, sõnumikaartidesse või ma panen selle lihtsalt kirjalikult kuidagi teele, et ma saan enda puhtaks, see on oluline. Ehk siis minu eesmärk ei olegi tegelikult võib-olla niivõrd kogudagi neid laike ja asju, kui et saada ennast nagu puhtaks. Aga kui hakata seda nüüd ärilisel eesmärgil tegema ja postitama mingi kindla struktuuri alusel, jah, ma olen kindel, et saab kas ka sellisel viisil üpriski kiiresti edu saavutada. Ma olen näinud, et on isegi kuu ajaga meeletu fame saavutatud, meeletu edu saavutatud, aga sealjuures ju minul endal jääb kraapima, et see pole tehtud puhtast südamest. See pole tehtud puhtast südamest. Ja nagu öeldaksegi ju, et vahet ei ole, mida me otsustame teha. Me tõmbame anyway ligi inimesi, kes meiega resoneeruvad ja haakuvad. Ja selleks ei pea minema justkui tänavale ruupuriga kisama. Kõik on samas õige ja miski pole tegelikult ka vale. Lihtsalt sellised mõtted tahtsid täna siia tulla seoses sellega, kui kirg muutub äriks. Tšau tänaseks!